jalgpallis peab olema, noh, ütleme, et asjad käivad niimoodi, et kohtunikud otsustavad, sellepärast nad on seal. Et mõnikord mulle ei meeldinud need otsused ja pluss muidugi ma olen emotsionaalne inimene ja ma saan aru, kus ma tegin vigu, ma saan aru, kus mul ei olnud õigust, aga mulle ikkagi jäi meelde, see oli siis, kui ma tulin algusel, vist 4 vooru mängisime ära ja 5 oli, mängisime Jagiellonia vastu, kus praegu Konstantin Vassiljev mängib ja see oli meie otsekonkurent, vist nad olid esikohal, me olime teisel kohal ja me mängisime kodud. Noh, muidugi võit meil oli vaja ja 76. minutil me juba juhisime 2-0 ja siis tekkis nendel võimalus, et penalti oli meie vastu. Ja noh, muidugi fännid seal ei olnud nõus sellega, aga siis kuidagi nad seda oma emotsioonid panid niimoodi, et hakkasid häälima minu nimi. Ja noh, ma ausalt seda nagu kohe ei saanud aru, aga siis see järsku hakkas kuidagi kõvenema ja see kombinatsioon oli siis, kui nende ründaja, Jagiellonia ründaja hakkas nagu minema lööma ja see, kuidas ta lõi ja kuidas ma tõrjusin seda penalti, see atmosfäär, see fännid kuidagi läksid hullud ja sealt poolt hakkasid skandeerima minu nimi ja ma ütlen, et see jääb meelde terve eluks ja see oli täiesti hull. Mis on kõige tähtsam jalgpallis? Fännid, selline suur atmosfäär, enne jalgpalli, ise jalgpall, pärast jalgpalli, et kuidas linn elab sellega. Ilma emotsioonita sa ei saa mängida jalgpallis.